Gea, sina oled loonud ühe põneva ja toreda MyFitness kontsepttunni MyFitAbs. Räägi, mis see täpselt on? Iga sügis spordiklubide hooaeg, septembrikuus, tekib väikene, tahaks nagu midagi pakkuda uut ja põnevat ja siis hakkaski see mõte veerema, et missugune võiks see tund olla, mida me tahaks pakkuda, kui pikk see võiks olla, mis laadis see võiks olla. Ja siis mõtlesime, et 30-minutilised tunnid on ühed head tunnid tegelikult, et sobilikud saab käia lõunavaheajal, saab käia enne tööle minekut, samas ka õhtusel ajal sobib ka mingite teiste tundidega kombineerida. Ja et mis laadis see tund võiks olla? Kerelihaste tund on tegelikult niisugune kuum sõna olnud kogu aeg, nõutud kaup olnud kogu aeg. Ja teiselt otsad on ka see ikkagi, et seda istuvat eluviisi on niivõrd palju ja need selja hädad, mis siin kimbutavad hästi paljusid. Siis mõtlesimegi välja, et võiks teha ikkagi sellise tunni, mis on kerelihastele suunatud tund ja 30 minutit on tegelikult väga paras aeg just nimelt treenimaks kerelihaseid. Kas me seal hüppame ka? Kas see on kardiotrenn või see on jõutrenn? Ei, vaat selles tunnis nüüd kardiosa ei ole. Ei hüppa, ei jookse, mitte midagi sellist, vaid see puhtalt lihastrenn, et algab soojendusega, mis on ülivajalik just meie liikuvuse pärast ja keha tahab ikka ennem väikest soojendust saada, kui hakkab nii-öelda pingutama ja siis meil on puhtalt lihastreening ja lõpetab venitus, et ei hüppeid, ei jooksu, ei kardiot. Kui teha ära see 30 minutit enne lihastrenniku tund, alati saab täiendada, kas siis näiteks, miks mitte jõusaalis jooksulindil, ellipsil teha seda kardiot juurde, kas enne pärast. Võib-olla ei piisa ka ainult sellest ühest korrast, et seda tuleb proovida mitu korda, esimese korraga ongi kõik alles uus ja sa võib-olla ei tea täpselt, et kuidas pingutada, kui palju pingutada, kui raske see on, aga ikka iga teine ja järgnev kord teeb aina paremaks ja me rõhume kindlasti kvaliteedile, mitte kvantiteedile, et me ei tee tundi 2 tunni pikkuselt, vaid pool tundi ja tõhusalt ja see on hea sobilik tund. Ehk et MyFitAbs on siis 30-minutiline tund, ta on lihastreening ja kui tihti me kava muudame? 2 kuud on niisugune optimaalne aeg, et 1 kuu on liiga lühike, mõni satuki võib-olla ainult 2 korda sellesse kava, 2 kuud on paras, et ta ei tüüta ka ära, võib-olla 3.-4. kuu see läheks juba natukene tüütavaks, igavaks, 2 kuud on just paras aeg ja siis tuleb uus kava, nii et tegelikult on meil juba õige mitmes kava. Nii et kui ei proovi, siis teada ei saa. Ehk siis kõik trenni? Kõik trenni.